Tere taas kuulama Iluvarjus podcasti. Oleme jõudnud juba 6. episoodini. Mina olen Kristel. Ja mina olen Silli. Eelmisel korral käis meil külas tuntud kosmeetik ja nahaekspert Kelly Peelgramm ja olemegi saanud väga vahvat tagasisidet, et saite palju targemaks ja ausalt öeldes mina sain ka. Sama siin. Ja saime ka mõned näpunäited, mida siis järgnevates episoodides siis tähele panna või mida teistmoodi natukene teha. Et kriitika on ka alati teretulnud. Absoluutselt. Nii et kui teil on midagi kobiseda, siis andke teada julgelt, et võtame kõik nii negatiivse kui positiivse vastu, et nii meie ka ju õpime, et täpselt 5 korda oleme seda teinud, et järjest areneme. Aga täna meil on plaanis lugeda palju kirju, sest me oleme saanud teilt igasuguseid toredaid kirju ja mina lihtsalt suren põnevusse, sest need pealkirjad on lihtsalt juba sellised, kuidas see oligi nüüd hobustega seotud depilatsioon. Sünnitamine või poegimine. Et tundus väga vahva ja ma arvan, et need vajavad lausa eraldi episoodi sellised kirjapanekud. Just. Aga loeme siis äkki sponsorid ette ja alustame kirjade lugemisega. Aga teeme nii. Esimeseks sponsoriks siis on Be More toidusegud, mis aitavad siis toetada sinu igapäevast vitamiinide mineraalainete vajadust ning annavad lisaenergiat olenemata sellest, kas sa oled kodune ema, aktiivne noor mees või ettevõtet juhtiv karjäärinaine. Teise sponsorina on meil ikka Kristel Stuudio, kes on meile andnud lahkelt oma ripsmepesu vahud, mis on ideaalne toode siis nii koduseks kui ka salongi kasutamiseks. Eemaldab nii rasu kui meigi ja mustuse ning nagu eelmine osa Kelly ka ütles, et tegelikult kui sobib silmadele, sobib ka üle terve näo, et võib vabalt kasutada terve meigi eemaldamiseks. Ja nende poolt on tegelikult ka pruunid lainerid. Pruun on sel aastal väga trendikas ja annab väga ilusa niisuguse pehme efekti, sobib ripsme pikendustega kandmiseks ning võin öelda, et on üli mõnusa otsaga selline vildikas, et ka algajad saavad hakkama. Vildikas. Siis kolmandana on sinukruus.ee, tänu kellele on siis valminud meie ägedad Iluvarjus podcasti kruusid, millest on väga mõnus siis hommikuti teed või kohvi juua ja järjest rohkem neid siis laiali jagame. Ja tahakski, et kõik, kes on saanud, siis julgelt märkige meid ära hommikukohvi kõrval väike pildikene Instagrami. Oleksime väga tänulikud. Just. Aga nüüd üks uus tuli ja tegelikult oli ta küll eelmine kord ka, aga pomello.ee on siis e-pood, mis on pühendunud nii ripsme kui ka kulmutoodetele, aga pigem siis nagu lash lifti toodetele. Ja iga toode nende sortimendist on hoolikalt välja valitud, arvestades siis tehniku vajadusi ja mõeldes protseduuri teostamise mugavusele ja kvaliteedile. Käisin poes ringi ja vaatasin, et oli väga ilus ja mugav e-pood, nii et minge piiluge järele. Ja seal on muuseas ka tegelikult mitte professionaalile tooteid, et seal oli ka mõned näohooldustooted ja huuleläiked. Ja lisaks leiate sealt ka erinevaid veebikoolitusi ja blogi, kust on kindlasti siis kõigil midagi õppida. Nii, aga liigume siis kirjade juurde. Ma otsin selle kohe üles, selle esimese. Nii. No mul on see siin olemas, et ma võin juba alustada. Siis alustada. Täitsa pikk kiri on ja algab see nii. Juhtus meil salongis, mille omanik ma ise olin algusaastatel. Minu esimene salong, mida pidasin. Kuna olin ise 20. alguses, siis see lugu jääb eredalt meelde. Salongis käis ripsmeteenus saamas üks tüdruk. Midagi ma tol hetkel arvata ei osanud ja talle minu töö meeldis. Uuris, mis teenuseid meil veel pakutakse. Valis endale välja juuksetehniku, kes siis hiljem paigaldas talle juuksepikendused. Tüdrukul endal oli poisi pea, aga juba natukene rohkem välja kasvanud. Ühelt poolt oli natuke rohkem pikkust kui teiselt poolt. Kuna juuksetehnik oli alles alustanud, siis ta panustas väga klientidesse ja soovis alati parimat.
Kliendil oli punakas roosad juuksed ja samuti pikendused tulid seda värvi. Tollel ajal polnud Tradehouse'ist muud saada kui femelle. Need olid väga kvaliteetsed. Klient nädal hiljem ütles, et need juuksed kõik pusas ja lahti ei saa. Tehnik kutsus ta kohale tuurida asja. Ütleme veel ära, et tehnik paigalduse ajal maksis 20 salku veel oma raha eest, kuna klient oli arvestanud ühe summaga ning polnud valmis rohkem maksma. Aga ilusa tulemuse saavutamiseks oli tehnik nõus panustama oma raha. Ja sellest hetkest hakkas jama pihta. Klient ikkagi tahtis raha tagasi ja miski talle ei sobinud. Ta tahtis kohtusse kaevata ja samuti need juuksed jõudsid ekspertiisi. Juuksed olid korralikud ikkagi, asi oli kliendis, kes ei osanud hooldada neid ja läks märja peaga magama. Muidugi sellest oli nii suur uudis iluteenuste grupis ja seal koorus nii palju asju, et tüdrukul endal oli jalavõru ja nimi muudetud. Oli endiselt presidendi lapselt 1 000 000 eurot välja pressinud ja tollel hetkel veel lugematult palju iPhone'e müünud. Muidugi ma astusin tehniku kaitseks välja ja klient sai teada, et mina omanik siis muidugi ei soovinud ta meie juures edasi käia. Need olid vist kõige hullemad 2 kuud, kus kõigil salongis oli pinge peal ja kliendid kõik uurisid, et mis meil toimub. Kui ma ei eksi, siis raha klient tagasi ei saanud ja tehnikus viga polnud. Võib-olla tahtis klient uuesti saada sooja kohta. No päris tegelikult jube lugu, et kui on kriminaaliga ikkagi tegemist. Aga noh, ikka tahame ju uskuda, et kõik on head ja ei tee midagi ja kõik maksavad oma arved ilusti ära ja ei tee nagu selles mõttes niisuguseid alusetuid kaebuseid, aga no eks see oli, et võib-olla sel ajal ei osatud ka nagu nii igasuguseid iluteenuseid hinnata, et selles mõttes, kui ongi uus teenus, et ei ole kogemust, siis võib-olla jäi ka tehniku poolt mingisugune kodune õpetus natukene puudulikuks või ma ei oska nagu öelda. Ja, aga samas on ka selliseid inimesi, keda üldse see ei huvitagi, mida sa räägid, sest nad on ju ikkagist targemad. Et kui sina tehnikuna ütled talle, räägid, kuidas kodus, ma ei tea, juukseid, ripsmeid, ma ei tea, mida iganes hooldada, siis ma võin kihla vedada, et väga paljud ei täida neid õpetusi. Ja siis on ikkagi, ripsmetesse on ju ka tulnud väga palju inimesi, kui palju me räägime igapäevasest ripsmepesust. Ta tuleb, viskab sulle pikali, sa küsid, kas sa ripsmeid pesed nii nagu peab? Ja pesen ja siis sa vaatad, et tegelikult on need ripsmed nagu megamustad, need ei ole vett ega vahtu selle aja jooksul, kui ta on siit ära läinud hooldusest nagu mitte ühtegi korda näinud. Et jah. No võib-olla ongi lihtsalt üks sort inimesi, kes ei hooli ja mõtlevadki siis, et selle ähvardamise ja sellise kaebamisega saavad mingi tulemuse. Et mul on ka selliseid kliente olnud, kes alguses ongi rahul ja siis mingi paari päeva pärast just, et tegelikult ikka ei ole, et kokkuvõttes sa hammustad läbi, et äkki nad hoopis tahavadki seda nii-öelda tasuta teenust. Et kas või mingit pool raha tagasi saada või midagigi. Ma ei kujuta ette, võib-olla pakub mingit rahuldust selline käitumine või ma ei kujuta ette, mis sellistel inimestel peas toimub, aga mul on endal ka olnud jah, et sa annad ju peegli kätte ja kõik asjad ta vaatab ja nagu ka küüsi tehes sa ju näed koha peal, kui sulle midagi ei meeldi, miks sa ei ütle, et selles suhtes ka ma saan aru, ripsmeid tehes on see, et sul on silmad kinni, aga pärast sa saad ju ikkagist peeglist ennast vaadata, räägi siis ja siis tihtipeale ju ise ka, kui uus klient on, siis sa ikkagist ju küsid, vaata, et kuidas sulle tulemus meeldib, et kui ka on midagi halvasti, siis järgmine kord hoolduses saame seda muuta, vaata, et kui nagu sulle hoopis teine mingi stiil meeldib või mida iganes on mingi möödarääkimine, et neid asju annab alati parandada, aga jah, paraku ongi need inimesed vaatavad ja ütlevad, jaa, kõik on väga hästi ja siis läheb salongist minema ja siis leiadki kuskilt, ma ei tea, kust nimekirjast ennast, et sa ei oska teha midagi või mingeid õigustusi otsitakse. No eriti just kui sul on poisi pea, et kui on veel ebaühtlase pikkusega ja mõeldes juukse pikendustele, siis tegelikult on üliraske saada ju head tulemust, et sa pead ise ka väga-väga vaeva nägema, et sul ei jääks kuskilt midagi paistma. Ja et tehnik oli nõus üleüldse enda rahast midagi juurde panema, siis müts maha tegelikult, et ma tahaks ka niisugust tehnikut, kes peale maksab, et sa kasutad tema iluteenuseid. Aga jällegi, et kui oled algaja, siis võib-olla oledki natukene rohkem valmis vastu tulema ja see on ju sinu visiitkaart, mis kõnnib, et
olen ma ise ka teinud kunagi mingisuguseid niisuguseid töid, kus mõtled, et ära palun ütle, kelle juures sa käisid, on ju, et pigem tahaks ikka ju seda nagu ilusat tööd uksest välja lasta. Ja tehnikuna võib-olla ta ka siis oligi see, et ta nägi, et töö on raske, vaata, aga kuna ta juba ühe hinna oli välja öelnud, siis ta ei hakanudki selle materjali kulu eest nagu raha juurde küsima selle kliendi käest, sest nii oli juba kokku lepitud, aga see minu jaoks näitab seda, et ta siiski tahtis nagu parimat võimalikku tulemust saavutada, mis antud olukorras võimalik oli. Kahju, kui seda ei osata hoida ega hinnata pärast. Jah, aga no ma olen ise ka kunagi juuksepikendusi kandnud ja mäletan, et see märja peaga magama minek oli tõesti no go, et seal oli ikka väga-väga palju tööd ja vaeva, et noh, et kui sa ei hoolitse ise, siis tegelikult ega nad, noh, seal ei olegi midagi ilusat, et nad ikka tahavad seda sättimist ja hooldamist nii palju. Aga meil on hea meel, et see 2 kuud ainult kestis, et see on elu jooksul ikkagi lühike aeg ja loodame, et ta jõudis siis sinna sooja kohta tagasi. Või vähemalt, sai jalavarust lahti. Vähemalt jah, et hakkas toredamaks inimeseks ja nüüd enam kedagi kolmandat ei kiusa. Sest ütles presidendi tütrelt ka mingi välja pressis raha. Miljon eurot. Wow. Oli eurodes, on ju, kohe vaatan üle. Et miljon euro eest oleks saanud ju päris mitu paari neid juuksepikendusi, et päris suur summa, mida tahta. Aga no muidugi sellised nimed nagunii käivad meediast läbi, et võib-olla siis avatud silmadega natukene ka vaadata ringi, et kes kus on. Tänapäeval on need musta listi nimekirjad päris head. Aga noh, eks ikka vahepeal satub neid ämbreid ka. Jaa, kahjuks. Aga võtame järgmise või? Nii, teine lugu. Mõned aastad tagasi sattus mulle kliendiks üks noor tüdruk, kes soovis klassikalisi pikendusi ja veel 13 pikkust. Vaatasin tema ripsmeid ja kuigi üldse ei tahtnud panna, aga väitis, et tal on varem olnud ja sobinud. Hea küll, tegin nii, kuidas klient soovis. Proovisin kliendiga suhtlust alustada, et kus ta varem ripsmetes käinud ja nii edasi. Vastuseks sain sõbranna juures. Küsisin siis tehniku nime, et äkki tean isegi. Vastus tuli, et ei mäleta. Olin korralikult šokis, et mis mõttes sa ei mäleta oma sõbranna nime. Ja üldsegi jutu käigus oli kuidagi väga imelik. Esimest korda ma tundsin, kuidas käed hakkasid värisema tööd tehes. Üritasin veel nii korralikult teha, kui vähegi sain, et tal hiljem poleks mingit pretensioone. Aga ütlen, et närv oli korralik. Mingi hetk tuli salongi pediküür ja siis tema klient, kes märkas minu klienti toolis ja tuli teda tervitama. Varsti sain ka mina oma kliendiga valmis ja palusin tal peeglisse vaadata, et kuidas sobib. Muidugi silmad tal kipitasid ja kui ta tulemust nägi, siis sai tema šoki, et nii pikad. Olin nõutud ja ütlesin, et see on ju 13 pikkus, nii nagu te soovisite. Tundus, et klient polnud rahul ja ma ei saanud ju mitte midagi teha. Klient midagi ei tahtnud maksta ka, aga ma olin oma töö ju ära teinud vastavalt tema soovile. Lõpuks ta maksis. Minu uudishimu ei saanud vakal olla, kui läksin sõbralikult uurima, et kus pediküüri klient tundis minu klienti. Sain vastuseks, et see tüdruk oli Kaagvere koolis ja tema oli mingi hetk tõõpetaja. Rohkem ma kuulda ei soovinud. Mõtlesin enda rahustuseks, et okei, sellepärast mul närv oligi üleval, aga kuna töö oli korralik, siis mul polnud plaanis rohkem muretseda. Kuna oli nädala lõpp ja mina ise läksin linnast ära metsamajja, kus levi polnud, siis sel hetkel toimus juba ilugrupis uus skandaal. Tohutu laimamine ja minu mahategemine. Ise seda kõike nägin alles pühapäeval, kui jõudsime linna tagasi ja levi oli olemas. Klient oli helistanud ja mind sõimanud Messengeris. Ei saanudki kohe aru, milles see probleem on. Õnneks olid tehnikud minu poolel ilugrupis ja kliendil polnud midagi öelda, aga ta terroriseeris mind edasi Messengeris ja nõudis raha tagasi. Eks ma muidugi kartsin ka, kuna tegemist ei ole ju mingi lihtsa inimesega. Ma ei tahaks midagi öelda, aga Kaagverest ei tule normaalsed. Kartsin, et viskab salongi akna sisse ka, tema käitumine oli ikka väga hull. Kandsin pool raha tagasi ja proovisin kiiresti temast vabaneda. Täna on meil väga põnevat teemat. Kriminaalide episood. Ja. Aga no ma arvan tegelikult, kui klient on ise öelnud, et ta tahab seda 13, siis tal tegelikult ei ole mitte midagi öelda.
sest kui tehnik on üritanud ju meelt Seletada. muuta ja öelda, et ei sobi ja kui sa ikka tahad, siis süü on ju sinu. Seda küll, jah. Ma olen tihtipeale nagu näidanud karbi sees, kui pikk see 13 on nagu, et nad näeksid, sest tegelikult neil ei ole sellist, ma ei tea, ettekujutust, ma arvan, tegelikult nendest pikkustest ega asjadest, et kui seda reaalselt nagu kliendile ette näidata, siis võib-olla on ka see, mis paneb nagu meelt muutma, ma ei tea, panedki selle pikenduse, võtad sinna pintsettide vahele ja paned talle nagu silma juurde siia nagu ripsmete juurde ja peegliga on ju näha, kui pikad need selles suhtes jäävad. No tihti on ka see, et mälu järgi nad arvavad, et see võis olla 13, aga äkki oli hoopis 11. Ja lisaks ka erikaarduvused, kui sa võtad nüüd, ma ei tea, C13 on ju überpikk, CC13 on ju tegelikult ju nagu põhimõtteliselt 12, sama. Ja D on üldse nagu 11 on ju, et see on väga suur vahe, eriti kui sul on selline silmakuju veel, mis nagu 13 välja ei kannata. Et ma olen ise ka kunagi, mina tahtsin endale 15 võin öelda, et see oli see aeg, kui oli veel J-kaarduvus popp ja siis ma mäletan, et no kindlasti olete näinud mingisugune, ma ei tea, TikTokis, Instagramis neid, kui tuul puhub ja siis nagu see mopp umbes mingi ripendub sul näos, et ma olen korra ära proovinud tean, et mitte kunagi ei tasu vastu vaielda, et kui ikkagi tehnik ütleb, siis tolle ma ei teinud ripsmeid, et kui tehnik ütleb, et see on ei, siis ei tasu nagu vastu vaielda, sest see oli nagu täiesti, see on nagu, ma ei tea, ütleks juba koledaid sõnu, aga saate aru küll, keda meenutab. Nii et jaa, aga see, et raha tagasi, nojah, et võib-olla see hirm oli see, mis siis nagu jällegi, kui sina oled teinud selle enda meelest ideaalse töö on ju, kuulanud klienti, klient on ise nõudnud seda, et tegelikult ei ole põhjust raha tagasi anda. Et see seda nagu, küll, jah. Ja üleüldse ma olen pigem nagu selle poolt, et mitte raha tagasi anda, vaid siis teedki selle töö ümber, just selle sama asja mõttes, et siis nad ei tule nagu tasuta seda tööd kirjama. Aga või siis on ka see, et sa kutsud selle kliendi kohale, okei, ta ei ole rahul, tuledki, võtame ripsmepikendused maha, ma annan sulle raha tagasi. Jah, see on nagu see teine. Ja ta läheb siis minema. Aga jah, tihti on võib-olla see ka vaata, et sa ise tunned ennast nagu, sükest kirja ei ole nagu väga meeldiv lugeda, kui sul, ma ei tea, on keegi paigalduses käinud ja siis teed mingi järgmise päeva hommikul mingi Messengeri lahti ja ta on mingi kirjutanud, sa juba näed, juba see tunne su sees on nagu siuke nagu vastik ja siis seda kirja veel lahti teha seal, et ma olen ka tegelikult, ma olen paar korda, vist isegi 2 korda kandnud pool rahast tagasi, sest ma ei viitsi nende inimestega vaielda. Sa pakud nagu kõik sellised lahendused välja, mida iga professionaalne tehnik välja pakuks, et tuledki, teeme korda, kõik asjad, mis ei meeldinud, ma ei tea, mida iganes ja kui ta, seal on näha, vaata, ja ma ei viitsi selliste inimestega selles suhtes vaielda ka, et ongi lihtsam, mõnele ongi lihtsam see raha tagasi anda ja lihtsalt kauge kaarega eemale hoida ja loota, et ta enam mitte kunagi ei tuleks kuhugi sinu juurde tagasi, aga jah, aga selles suhtes on nagu see ka, jah, et sina oled enda aega ja kõiki asju sellele kulutanud, on ju, et siuke, jah. No samas see halb enesetunne ei ole võib-olla seda raha väärt, kuigi mina ei ole mitte kunagi kellegile raha tagasi kandnud, ma olen pigem teinud siis järgmise hoolduse nii-öelda tasuta või selles mõttes nagu korvanud siis on ju, et kui vahepeal ikka tuleb mingisugune ma ei tea, reklamatsioon on ju, ma ei tea, ripsnud ei püsi, mis iganes, et selles mõttes teed ju korda ikka on ju loogiline. Et isegi kui on nagu läinud kauem mööda kui ütleme see nädal nii-öelda, mis on tavaliselt garantii, et kui on ikkagi püsiklienti niimoodi, siis teed ilusti. Ma tean, et neil ei ole nagu põhjust, on ju. Aga samas, kui mingi Kaagvere tšik tuleks, siis ma ei ole väga kindel, et kas ma siis tahaksin nagu üle nädala näha ja teha seal tasuta tööd, et võib-olla siis annaks küll, et mul on lihtsalt juhtunud niisugused teistsugused kliendid. Jah, mitte Kaagverest ja Lavõrudega. Aga jah, seal on võib-olla see ka, et oota, mis ma tahtsin öelda, et jah, on olemas siis nagu sellised kliendid, kes sul ongi püsikliendid, kes on selline usaldusväärne kliendibaas sul ja siis on veel sellised kliendid minu arvates, keda võiks nimetada jooksikuteks,
kes ei suuda mitte kunagi käia normaalselt ühe tehniku juures, vaid nad iga kord, kui näiteks ma ei tea, kirjutabki sulle, küsib, kas sul see kellaaeg on vaba, sa ütled, et ei ole ja pakud midagi muud, ta juba on mingi kuulutuse üles pannud ja otsib juba uut tehnikut endale, et need on, ma arvan, pigem sellised vingujad ja jooksikud, kes ajavad oma raha tagasi ja otsivad näpuga erinevaid vigu ja põhjuseid, miks mitte maksta. Et mulle sellised jooksikud ei meeldi üldse, mulle meeldivad ikka lojaalsed ja usaldusväärsed inimesed. No kellele meeldiks. Täpselt. Aga mul oli ka pigem nagu võib-olla nüüd on vähemaks jäänud, sest ma võib-olla ise olen ka natukene nagu välja selekteerinud neid, sest kui sa ikkagi nagu üle ühe korra, et ma teen sulle, ütleme, et seal on nagu väga halb töö põhjal ja teedki uued ja siis ta järgmine kord läheb ikka kuskile mujale, et ta saab see 5 eurot odavamalt ja siis tuleb sulle ja teed jälle selle, ütleme, sitast saia. Ja siis järgmine kord ma ju tean, et ta teeb täpselt sama, et minu motivatsioon panustada sellesse töösse on ju selle võrra palju väiksem, sest ma tean, et ta ei hinda seda tööd ja kui mul selline klient küsib neid aegu, siis pigem ma ei leia seda aega, et loomulikult kui paned seal online broneeringust, siis ta on seal, on ju, aga ma nagu ise enda mingisuguseid, ma ei tea, et vabatahtlikult ja tule teeme õhtul või ma ei tea, pühapäeva hommikul, siis nagu sellist, ma ei tea, ma peaks väga-väga mingisuguses rahahädas olema, et ma niisugust asja hakkaks tegema, et aga ma lihtsalt väärtustan võib-olla enda tööd ja enda aega rohkem kui see, et ma nagu üle siis 2 kuu hakkan kellegi jama parandama, kui tema ei panusta minu või ei hinda minu tööd. Ja, sellega ma olen täiesti nõus. Just, see on jah, selline keeruline teema. Aga neid terroriseerijaid ikka leiab, et mina olen üldiselt kakelnud ja jäänud ise endale truuks, sest nad väsivad ka mingi hetk. Et ei tasu, siin peab olema külma närvi, see iluteenindaja amet ei ole ikka nii lust ja lillepidu, et vahepeal tuleb olla kuri-muri ka. Ja siinkohal võiks usaldada igaüks oma sisetunnet, sest see ei valeta üldjuhul, vaata, vahest on võtad või kirjutad kellelegi, siis sa juba tunned, et kurat, see asi ei ole nagu midagi segab sind või häirib, et seda sisetunnet tasub alati usaldada. Ükskõik, kui palju sul seda raha tollel hetkel vaja on, aga see jama ei ole tõenäoliselt seda pärast väärt, et kui sa ikkagi tunned, et selle kliendiga ei klapi või jah, te teate seda tunnet. Ja, eks see ole ka see energiate tõmbumise reegel ka, et kui sa ikkagi nagu kogud neid kehvemapoolseid kliente enda ümber, siis kui sa lased endaga niimoodi käituda, siis tõenäoliselt sinuga käitutakse halvasti. Täpselt. Et kui sa nagu väärtustad ise ennast, siis tulevadki need kliendid, kes väärtustavad ja keda ka sina siis väärtustad. Et see on ju kahepoolne töö, et just. Sest mul oli kord selline klient, kes oli väga tore, ta lihtsalt iga kord jäi selline tunnikene hiljaks, maksis väga hästi ja selles mõttes vahepeal oli kerge paugu all ja ma olin algaja. Ja siis siis vahepeal jättis üldse tulemata, sellepärast, et mis iganes põhjus on ju, et aga siis pigistasingi silma kinni, sest järgmine kord ta maksis vaata selle kenasti kinni. Aga ühel hetkel saigi nagu, et ta oli tulnud tund aega jälle hilines hooldusesse, täis glitter meigiga, kõik teavad, kui mõnusa ripsmeikenduste vahel glitter meiki maha kakkuda, et mul oleks selle eemalduseks juba nagu selline tubli pool tundi vähemalt. Ja siis tal oli muidugi kiire ju ka ära minna, et siis sealt alates ma otsustasin, et see ikka ei ole nagu päris minu jaoks. Rohkem ta ei tulnud. Ja samas tagantjärgi ma saingi nagu igasuguseid põnevaid asju teada, et mul läks tegelikult ilmselt hästi. Aga kuna ma iga kord pigistasingi silma kinni, et vahet ei ole, vaata, oligi tundi siia sinna. Et kui sul on nagu vaba aega, siis võid ju istuda ja oodata, on ju, et aga kui sa nagu teed täispäeva tööna seda, siis see võib-olla ei ole nagu väga mõnusena. Ja, just. Seega väärtustame ennast ja enda aega ja küll tulevad ka need kliendid, kes siis on nõus meie aja eest maksma ja ütlema meile paar toredat sõna ja huvituma meie elust ja tegemistest natuke rohkem kui mõni teine. Just. Aga lugu 3. Klient bronis aja, aga kohale ei ilmunud. Need on mu lemmikud. Kirjutasin, et pean teile siis arve esitama, mille peale teatas tšikk, et tema käis kohal ja ma tegevat veel tööd, et tema sisse ei astunud, luuras akna taga.
sellise asjaga ma ei leppinud ning soovisin siiski saada tulemata jätmise eest raha. Kuskil 15 minutit hiljem oli platsis tema noormees salongis sees, kes kukkus mind sõimama, et mis alusel mina raha nõuan, et tema naine ütles, et siin istuda ei saa ja nii edasi. Vaatasin härrale otsa ja küsisin, et vabandust, mille peal ma siis hetkel istun. Sealt tuli rida argumente tüdruku poolt, aga noormees oli nii halvas seisus, et tal polnud midagi rohkem öelda ja pigem lõpuks oli pettunud, et mis piip jama tema tšikk rääkis ja kui piinlik tal siis minu ees oli. Alguses oli küll nagu härg valmis. Röökis ja märatses. Muidugi peale vestlust noormehega tuli tšikk siis kohe vabandama ja raha tooma. Ütles tal piinlik ja noormees olevat ise tahtnud asja klaarima. Need on toredad lood jälle. Mul vist ei ole kunagi tulnud kellegi mees midagi ütlema. Ja ma ei tea enda klientidest ka kedagi, kellel on aeg pandud ja siis ta näeb siit aknast, et mul on keegi pikali ja ta läheb minema, sest ta arvab, et ma ei teeninda teda või. Ja ei, mul ei ole ka selles mõttes niisugust kogemust olnud, mille üle mul on hea meel. Aga kunagi ma käisin ühe küünetehniku juures, kes oli nagu konstantselt lihtsalt pool tundi alati hilines. Ja siis tema oli küll selline, kes esimesel korrusel nägi ja mis siis, et ta oli ise nagu hiljaks jäänud, siis ta umbes mulle kui kliendile alati no kuramus küll, et miks ta nii vara siia tuleb, et istugu seal väljas, oodaku oma aega, et mis ta seal kobistab aknad, et selles mõttes on ka nagu teistpidi, et võib-olla selle tüdrukul oli siis eelnevalt kuskil mujal väga halb kogemus olnud, et ta arvas, et ka siis antud salongis ei saa istuda ja rahulikult oodata. No vahest on ka see ju tegelikult, et sellistes suurtes salongides on kindlasti okei, kui sa lähed nagu varem, aga ma mõtlen, kui sa töötadki üksinda või niimoodi, siis tegelikult isegi see 15 minutit, mis sul vahepeal aega on, see on meie jaoks tegelikult väga oluline, sest ma jõuan selle aja jooksul süüa ennast koristada. Ja ka kui sul tuleb klient varem, ta istub, tuleb sisse, ja siis samal ajal sa sööd oma mingit salatit või mida iganes ja siis ta tuleb uksest sisse ja ütleb, ei, söö edasi, ma ei hakka su ees sööma, see on loogiline, ma panen selle karbi ära ja ma lükkangi oma lõuna edasi, et nagu mingitel sellistel külmaperioodidel on nagu fine selles suhtes, et loomulikult sa ei peagi, ikka vahest juhtub, et sa jõuad varem kuhugi, et sa ei peagi seal õues külmetama, ma ei tea, vihma käes või lume käes olema, et siis on nagu loogiline, et sa võid varem sisse tulla, aga jah, 10 minutit on minu arvates nagu okei veel varem tulla. 15 on siuke, nii ja naa, aga 20 või pool tundi, mul on isegi 40 minutit varem tulnud. Ma jõudsin varem. Sama, jah. Et see on natukene juba too much, sest mõelge oma ilutegijate peale ka, nad on ka inimesed, tahavad süüa või mida iganes teha, et liiga vara ja agaralt ei tasuks ka kohale tõesti minna sinna. Ja mulle isiklikult ei meeldi nagu see tunne, et keegi hingab kuklasse, et selles mõttes ta ikkagi nagu natukene sellise arvustava pilguga, et juba saab või et selles mõttes ikkagi ma tunnen seda pinget, et ma võib-olla ei saa selle eelmise kliendiga nii vabalt ennast tunda ja samas ka vestluse teemad ja kõik asjad ju muutuvad, sest kui ongi püsiklient, kellega sa räägid isiklikest teemadest, mis iganes, et siis sa ei taha ju, et keegi kolmas üldse kuulaks. Mul on küll selliseid kliente olnud, kes on küsinud, kas nad tohivad oma lapsed ja mehed ja kõik kaasa võtta, siis neid ma olen küll suunanud koridori ootama, sest ma ei taha, et laps on hoopis teine asi, selles mõttes sul ei ole lapsele hoideta, ta on nagu sellises vanuses, et ta saab nagu selle 1,5 tundi hakkama, et vaatabki oma multikaid ja aga see, et mees tuleb lihtsalt istuma ja vahtima sinna, et see, et kui teil on mingid usaldusprobleemid, siis nagu ta võib oodata seal ukse taga ka, et ta ei pea nagu ootama ja istuma mul seal kõrval ja vaatama, et kuna mul on selline üks suur avatud ruum, et siis ma ei tunne ennast nagu niimoodi mugavalt. Üks klient käiski, tal oli välismaa taustaga mees, kes siis oligi, et ta ei tohtinudki kuskil üksi käia ja siis, aga tema ootaski siis ukse taga koridoris terve selle aja. Nagu turvamees. Jah, et ma ei tea, mida kurja ma oleks talle võinud teha, sest kokkuvõttes on silmadest näha, et sa käisid ikkagi tõenäoliselt ripsmetes, mitte kuskil mujal teisi teenuseid osutamas või tarbimas. Kes teab, mis ruumid sul seal veel? Jaa, aga sa ju näed selles mõttes ära, et ma ei tea, natuke see usaldusteema on
minu jaoks kahtlane või äkki ma olen üldse valel jälil ja äkki see ei ole usaldusteema, ta lihtsalt tahabki, et naine oleks meie turvalises Eesti riigis turvatud ja saaks käia vabalt keset Tallinna linna. Koos temaga? Ilma probleemideta. Või ma ei oska öelda selles mõttes, ma olen alati arvanud, et see on usaldusprobleem, aga nüüd ma mõtlen, et äkki see ei ole. Väga huvita. No ma ei tea, enda mehele ma peaks peale maksma, et ta tuleks muga kuskile ripsme hooldusesse vist. Viitsid tule oota ukse taga mind. No jah, et see on natuke naljakas jah. Nii, aga loeme siis ühe kirja veel siin, et praegu vaatame, kuidas me pärast... Laste teemast ma tegelikult veel võib-olla tahaks öelda, et siis lapsed on väga okei, kui nad käituvad normaalselt ja kõik nagu istuvadki, vaatavad oma multikat, minu pärast söö kommi, mis iganes, aga siis mul on ka selline klient olnud, kes, või õigemini laps, kellel siis iga 2 minuti tagant tuli, raputas mul seda ripsmelauda ja siis, emme, ma olen siin. Ja siis ema oli, jah, ma tean. Ja siis, sa ei saa ju selles mõttes tööd teha, kui sul nagu kogu aeg laud väriseb, sest keegi ripub kuskil käe otsas. Ja ma olen ka seda meelt, et hästi käituvad lapsed ja lemmikloomad on alati lubatud. Ja. Koertega võib ka tulla. Ja. Mul ei ole selle vastu midagi. Jah, ei mul ka ei ole, minu pärast võid ka, madu ei taha ja krokodilliga mitte, aga kass, koer, kilpkon, väga okei. Ja. Aga jah, kas võtame järgmiseks selle kirja? Nii, okei. Sul on midagi muud või? Ma võtsin muidu selle, jah. Aga võta too siis. Meil on nii palju... jõuame selle teise ka tegelikult lugeda, sa võid järgmisena selle võtta. No, okei. Järgmine on meil jumestuse teemast, et natukene segada vett siin ripsmetelt. Tervitused, ma olen jumestaja olnud üle 10 aasta kindlasti ja mul on ainult üks negatiivne kogemus kliendiga. Klient läks oma ema 50. juubelile ja soovis katsetada oma jumestusega. Niisugused asjad ei ole kunagi head. Ma juba alguses ütlesin, et võib-olla pole hea mõte katsetada sellise sündmuse puhul ja ta istus mulle tooli ja näitas, mis tulemust ta soovib. Oh issand, väga-väga tugev suitsusilm ja blondeeritud kulmulukiga, nagu et kaotame kulmud ära. Ütlesin viisakalt mitu korda, et see ei pruugi olla sobilik ja teeme ikka need kulmud ka siis tumedad. Aga ta ütles, nüüd läks valesti. Ütlesin viisakalt mitu korda, et see ei pruugi olla sobilik ja teeme ikka need kulmud ka siis tumedad, aga ta ütles, et soovib just katsetada ja soovib, et just mina oleksin see jumestaja. No, Pepu kellad. Klient on ju kuningas ja mina saan käskude eest palka. Tegime siis seda suitsusilma umbes tund aega, sest ta ei olnud rahul, kui tume see on. Kliendil oli väiksem silm ja see mattus täiesti musta alla. Ja jumestus oli pigem kahvatu, kuna ta oli väga ilusa heleda nahaga ja see kõik meenutas Marilyn Mansoni muusikavideot rohkem kui kalli ema sünnipäevale minekut. Tema oli rahul ja läks peole. Paar päeva hiljem ta kirjutas mulle, et talle ei meeldinud ükski pilt, sest ta nägi seal välja nagu surnud laip ja ei saa ühtegi pilti üles panna. Tahtsin vastu öelda, no mis ma sulle ütlesin, aga pigem võtsin vastu otsuse, et kui inimene ikka üldse ei kuula, mis talle räägitakse, siis ma teda rohkem vastu ei võta. Oot mitmeid kordi aegu tahtnud bronnida, aga ma ei suuda teda vastu võtta. Peas käivad siiamaani mõtted, et kas ta ütles emale ka, kes talle jumestuse tegi või näitab sõpradele seda pilti, kus silmad on mustad ja kulme pole ja siis ütleb, et näe, see ilutegija tegi. No eks see ole täpselt see sama teema tegelikult, mis ripsmetega, et kui inimene ei taha kuulata, siis võib-olla ongi õige suunatada kuskile mujale. Et ja eks see ole jah, et pildi peal näeb ju kõik nii imeilus välja, sinna ju valitakse super ilusad modellid ja väikene Photoshop ja mida kõike tuleb sinna juurde, et ja just. Mul oli ka kunagi suitsusilma, musta suitsusilma periood ja siis kui mu oma armas ema ütles, et su silmad näevad välja nagu tuduut, siis sinna see lõppes. Et jah, et kui sul on ilus mandlisilm ja niisugune tõesti, miks mitte, aga võib-olla jätaks katsetused kuskile mujale, et mitte mingisuguseid vabariigi aastapäevi kuskile presidendi vastuvõtule ei läheks ja sellistele sünnipäevadele asjadele ka. Ja ja pärast süüdistada ilutegijat, et sa näed pildi peal nagu laip välja, milline sa seal välja tahtsid näha, sa ei kuulanud teda ja oleks saanud palju ilusamad pildid, kui oleks kuulanud, mida räägitakse. Ja seega
ei tasu süüdistada selles mõttes, võib-olla peaks tegema hoopis mingi kirjaliku paberi, et mina, Silli, olen nõus, et mina tahan kulme blondeerida suitsusilma, mis mulle ei sobi ja ja ma olen nõus, et ma näen pärast iga pildi peal välja nagu laip ja ma ei esita mingit pretensioone selle kohta, võtta. Ja samamoodi, et panen endale 13 millised ripsmed, mis siis, et see mulle ei sobi ja tehnik on mind hoiatanud, aga sellegipoolest olen nõudnud, et see tegelikult, kui me paneksime paberile need asjad kirja, siis ma arvan, et nii mõnigi klient tegelikult mõtleks ümber. Sest see on ju nagu nii konkreetselt, sul ei ole mitte midagi kuskile kaevata, sa oled ise pannud oma allkirja alla. See ei ole halb mõte, jah. Sest tegelikult püsimeigil vaata allkirjastatakse kõik paberid. Miks me ei võiks siis teha, eks ta natuke rohkem tööd nagu tahab, aga viskaks ka paberi nina alla, et nii on. Paned siuksed levinumad värgid juba sinna sisse, siis saad ristitamata ja ülejäänud, mis natukene on nagu sellest kontekstist väljas, need lisast käsitsi juurde sinna vaata ja no nii, areng. Eks vaatame, kui see uus ripsmetehnikute määrusseadus, mis iganes siin hakkab jõustuma, et siis sinna võiks ju lükata mõne sellise ettepaneku veel juurde. Just. Nii, aga loeme siis ühe kirja veel juurde. See juba märksõnade järgi siin ma olen vaadanud, tundub ka juuste teema tulevat, nii et vaatame, mida huvitavat siin kirjutatakse. Blondiks muidugi, aga enne natuke Saaremaad. Tere, head inimesed! Lähme kohe asja juurde, sest see lugu on nii pöörane, et isegi filmitsenaariumid jäävad selle kõrval kahvatuks. Aastaid tagasi otsisin Facebooki ilugrupist juuksurid, kes suudaks mu pruunid juuksed blondiks võluda ja lisaks ka pikendused pähe panna. Aga mitte mingi tere, Mari, eile ostsin AliExpressist juuksed ja täna panen salongist tüüpi juuksurit, vaid ikka professionaali, kes teab, mida ta teeb. Ja nagu saatuse sõrm võttis minuga ühendust üks Saaremaa kuulus salong. Nende sotsiaalmeedia oli nii peen, et isegi Eesti staarid olid seal käinud. Messengeris käis tihe arutelu, saatsin oma juustest pildi, juuksur saatis vastu oma enda blondid juuksed, kui inimesel endal on nii ilusad juuksed, siis ta ilmselt oskab ka teistele teha, eks. Vähemalt nii ma tollel hetkel mõtlesin. Mul oli juba osa pikendusi olemas, mida vaja toonida, aga juuksur soovitas mul veel neid juurde osta. No selge, küllap neil salongis on kohe kõik koha peal võtta. Panin siis oma vanad pikendused postiga neile teele, et nad saaks tumedama keratiini külge panna ja valmistusin suuremaks juukse muunduseks. Saaremaale jõudes sain aru, et kogu see jant pole mitte juuksuri salong, vaid komöödiafestival. Esimene üllatus, juuksed ei olnudki koha peal. Juuksur oli need tellinud ja arvas, et küll need varsti postiga jõuavad. No selge, eks ma siis seni istun ja ootan. Hakkasime pihta, mu juuksed said kena kollase tooni. Okei, see on vist mingi vaheetapp. Siis tuli sõnum, et pakid on kohal. Läks ta siis järgi ja tuleb tagasi lumivalgete salkudega. Mina mõtlesin endamisi, huvitav, kas mul jääb lõpuks peas mingi lumehelbe, šokolaadi, marmor, ombre või ta toonib neid ka kuidagi nii, et värv läheb keratiini alla ikka ka. Aga ma ju klient, mida mina ka tean. Ja siis see kunstiteos algas. Need lumivalged salgud paigaldati otse mu juustele. Minu peas keerles mõte. Oot, millal see tume värv nendele peale läheb? Ja kui su peas sügeleb juba enne töö lõppu küsimuste pärast, siis on asi kahtlane. Aga see polnud veel kõik. Kätte jõudis hetk, kui pidime mu enda toodud pikendused ka paigaldama. Ja mis siis selgus? Nad polnud neile tumedat keratiini pannud ega isegi mikrosalkudeks lõiganud, nagu ma eelnevalt palusin. Super, eks? Kell lähenes 5 ja juuksur vaatas mulle sära silmil otsa. Kuule, mul tuleb kohe uus klient. Äkki tulete 2 tunni pärast tagasi? Mina istusin seal nagu pooleli jäänud kunstiprojekti ja mõtlesin, et oot, kuidas see nüüd nii läks. Ma tulin Läänemaalt ju. Kas ma tagasi praamile ikka saan? Saaremaale tulles olin kindel, et siin tehakse minust uus inimene, aga praegu tundus, et isegi mu vana versioon oli parem. Aga mis mul muud üle jäi? Tulin tagasi siis kell 19.00, sest kuigi ütlesin juuksurile, et võtaksin siiski alles jäänud salgud ja läheksin teise juuksuri juurde, hakkas ta nii haledalt paluma. Töö jätkus, aga lubatud tukasalke ma ei saanud, värvimisest rääkimata. No võite ette kujutada, milline ülekäigurada mu
mu peas lõpuks välja nägi tume, hele, kollane, valge. Maksin siis suure summa raha ja lahkusin nutumaiksuus, aga lugu ei lõppe siin. Järgmisel päeval helistasin oma tublile juuksurile, kes mind ülejärgmisel päeval vastu võttis. Mu pea niimoodi sügeles, et arvasin juba, et olen boonusena täid ka kaasa saanud. Ta tegi pildid ja oi, need olid nagu kriminaalseriaali tõendmaterjal. Keratiini kinnitused olid teravad nagu okastraat ja mul tekkis peanahale korralik põletik. Nahk imitses vedelikku ja suured koorikud lisasid kogu elamusele omamoodi horror movie efekti. Mu armas juuksur Heleni eemaldas kõik salgud, tegi ravihoolduse ja värvis mu juuksed ilusaks. Ja siis tuli finaal. Minu juuksehaldja nõudmisel võtsin Saaremaa salongiga ühendust ja küsisin oma raha tagasi. Nähes pilte ei tulnud neilt ühtegi vastust. Vaidlust. Vabandati ja raha tuli tagasi nagu ekspress pakiga. Ilmselt oli neilegi selge, et siin polnud mitte midagi vaielda. Ja nii see mu Saaremaa jutumärkides iluparandus lõppes. Kas ma sain blondiks? No mõnda aega olin pigem kirju nagu vikerkaar. Kas ma sain kogemuse? Jah, ja veel millise. Olge siis teie targemad ja keegi ütleb, et usaldage mind, ma olen proff, siis no töö käigus, kui näete, et asi läheb jamaks, siis avage ikka oma suu, mitte ärge öelge nii alandlikult ja tagasihoidlikult nagu halliireke, nagu mina olin. Seniks aga teile päikest ja häid lugusid, saadan teile ka mõned pildid Saaremaa tööst ja lõpptulemust minu juuksehaldjas HP Beauty salongi tööst. Ma tahan näha neid. Need tuleb downloadida alla. Aga no selles mõttes jälle imestan, et okay, need vist on need juuksed, mis ta sai endal lõpuks. Jaa. Siin on ilus. Ütleme, et siin on tõesti nagu see kollane isegi nagu võib-olla ei ole see õige toon, et siin on selline oranžikas, kirju, põhi on tume maanteetoon ja noh, selline jah, ja hallid triibud on siis need pikendused, mis need lumivalged on põhimõtteliselt. Et üsna eri toonid kohe. Aga noh, seda tahtsin öelda, et imestan, et kui klient näeb, et see töö on nii halb, siis ikkagi eestlane on tubli, maksab raha ära ja läheb vaikselt koju. Just. Et nii see käib. Seal on nagu jah näha, et tegelikult oleks võinud ju pöörduda ka tarbijakaitsesse igale poole mujale, et kui peanahk vajas ravi ja uut selles mõttes värvi ja mida kõike, siis lisaks töörahale oleks võinud nõuda mida iganes sealt tagasi. No ilmselgelt see salong sai ise ka aru, et nad ei tee just kõige paremat tööd. Ja. Vaata seda pilti. Ossaraks. Jaa, see peanahk on päris jube ja ütleme, et need keratiini mikrosalgud siis meenutavad sellist väikese sõrme suurust plünni seal. See oleks nagu vihmauss oleks sinna pähe kleebitud. Et see toon on juba selline ja peanahk etendab väga-väga tugevalt ja punetab ka. Aga ja see ma ei tea. Kas see üldse mingid lambi värve kokku paneb sinna nagu? Mingi, nagu ta ütles, ülekäigurada. Mulle väga meeldis see. Aga no vaata, eks tänapäeval eriti on ju see, et kui vaatad, et mingisugune influencer on ju, on seal midagi reklaamid, siis on, et vau, kindlalt hea on ju. Aga samas, kui vaatad, kui tihti nad vahetavad oma neid usaldusväärseid iluhaldjaid ja kogu aeg on, see on täpselt see, mida ma vajan, uus toode, see on nagu kõige parem, et kus ma varem olen elanud, et siis tegelikult nad on ka nii ära ostetavad, et mina nagu influencerite baasil kindlasti ei valiks oma ilutegijat. Sest enamus on saanud raha, tasuta töö või siis raha, tasuta töö, tooted ja palju veel, et ma ei tea, ma pigem nagu ei võtaks. Ja selles osas ma olen ka nõus, et alati ei tasu kõik need suured salongid või kõvad tegijad, ma nüüd ei taha, ma ei hakka nagu selles suhtes mingid nimesi nimetama, aga neid juhtumeid on ennem ka olnud, kus on tegija ülikõva ja professionaalne ja tegelikult see töö ei vasta absoluutselt sellele, nagu sinna selle inimese ja
professionaalsuse vahele ei saa panna võrdusmärki, et sellega ma olen alati nõus, et see ei ole jah, üheselt. Ei pruugi olla, seal võib olla midagi jah, et pigem ettevaatlikult, ma ei tea, tutvuste kaudu küsige, kes kuskil käinud on ja kogemuste järgi, et siis on võib-olla see info natukene usaldusväärsem, et jah, valida lihtsalt, et ta on Saaremaa kõige kuulsam salong, et ma lähen sinna, et jah, eeldaks ju, et kõik on nii nagu peab, kui seal ka kuulsused kohal käivad, aga näha on, et isegi võib-olla oleks mõni algaja või ma ei tea, meie isegi saanud selle tööga paremini hakkama kui see antud juuksur siin. Jaa, ma ise õnneks leidsin, ma ei tea, 8-9 aastat tagasi enda suurepärase juuksuri, keda ma ei ole nõus vahetama, aga enne seda selles mõttes olin ma ka ikka roheline ja noh, just seesama pikenduste aeg, et minu pikenduste värvi valiti selle järgi, et ma saatsin pildi enda toonist ja siis ta võttis need ühed juuksed kaasa, noh, Soomes, et ta Tallinnast tuli, ma olin tol ajal Soomes, läksin siis Helsingisse, pandin juuksed pähe, et noh, muidugi oli värvi erinevus, et üks on nagu pilt ja teine on ju see, et aga siis oli ka niimoodi poolest saadik, et noh, mis mul oli õlgadeni juuksed on ja siis nagu alaseljani olid pikendused, et neid kannatas kanda täpselt nii, et need olid lokkis, ainuke variant, sest noh, sirgena sa ju näed, et seal on nagu mingi aialipp on vahel, et täiesti õudne. Noh, ja sõbranna alles, noh, ma arvan, et viimase aasta on maadelnud sellega, et oma juuksed enam-vähem korda saada, sest ta käis ka väga mainekas salongis, kus tal tehti topelt blondeerimine samal päeval, nii et tal põhimõtteliselt murdusid juuksed nagu poisi peani. Ja ta maksis selle eest, kas oli mingi üle 200 €, et ja ikka väga tuntud ja kallis bränd ja kõik need tooted, mida nad nagu promovad ja müüvad, et ma ei tea, kuldharjad ja kõike muud, et ei läheks, ausalt ei läheks. Et pigem siis teekski ise. Et noh, umbes selle tooni sealt saaks tuleb noorusajal see palett E20, millega sai kogu pea üle tõmmatud, et selle sama, ma arvan, saaks sealt, mis seal pildil oli. Et ikka korralik selline oranžakas jubedus. Ja kindlasti ärge kartke öelda, kui teile midagi ei meeldi, mida teile tehakse, on ju, ma ei tea, küünte, juustega, millega iganes, kui te seda näete, et see arvamus on tegelikult väga oluline ja noh, eks meil kõigil on kindlasti olnud endal ka elus olukordi, kus sa oledki lihtsalt vaatad ja mõtled, kurat, mulle päris ei meeldi see on ja, aga no savi, las ta olla, aga viimati sel hetkel, kui sul on valus, nagu sealgi, et pea ju sügeles tegelikult, et vähemalt sel hetkel peaks suu lahti tegema, et okei, et võib-olla värviga sa harjud, aga see, et sul nagu on valus, see on nagu indikaator, et ei. Et on päris paljud tegelikult, noh, jälle ripsmeteni jõuame maailmaga, et tulevad kliendid kuskilt mujalt, ütled, et ma ei tea, et sa ei teegi mulle haiget, siis mul nagu, aga miks peaks tegema? Et nad ei teagi selles mõttes, et ei pea valus olema ja minu arust ükski iluteenus ei peaks valus olema, okei, ilusüstid, noh, seal ei saa vist nagu ilma valuta, aga noh, ma ei tea, küüned, ripsmed, mingisugune selline asi, et noh, kulmude kitkumine läheb ka vist sealt välja, et see on ka niisugune püksist teenus. See on ka jah, siuke. Aga jah. Täna oli kõik nagu natukene niisugused väga kahtlased lood, päris palju kriminaale. Et ma arvan, et meil on kõik Eestimaa pätid sattunud ühte episoodi, aga minu meelest kõige läbivam lause ongi võib-olla see, et seiski iseenda eest ja väärtustage ennast. Ja kui midagi ei meeldi, tõesti usaldage sisetunnet ka, et kui midagi ei meeldi, siis tehke oma suu lahti, et kui on hea ilu teenindaja tegelikult, siis tal on nagu pigem hea meel selle üle, kui sa pöörad talle sellele tähelepanu, et sulle see näiteks ei meeldiks või ei sobi, ja kindlasti oma soovid ja asjad kõik enne välja laduda, mis on sinu eelistused või mida sa kindlasti ei tahaks. Ja samas võtta arvesse siis selle iluteenindaja arvamust ka, sellepärast, et kui ta ikka ütleb, et see ei sobi sulle, nagu need mustad silmad on ju, et siis see ei sobi sulle, ilmselgelt ta on ju nagu teinud ja näinud, et miks sa vaidled. Täpselt. Et alati on nagu võimalus esitada palveid, aga no
sellega, nagu sa praegu ütlesid, on ja siis, et kui ta ütleb, et sulle see ei sobi, siis mulle praegu tuli kiiresti meelde üks küünelugu, kui ma läksin kunagi hästi ammu kandsin küüsi, siis mingi aeg oli väga pikk paus, panin uuesti endale küüned tagasi, ma läksin küünetehniku juurde, ta küsib, et mis kujuga küüsi sa tahad, ma ütlesin, ma tahaks kandilisi. Need ei ole enam moes. Ja siis mul oli nagu, jah, aga ma tahan kandilisi küüsi. Ei, praegu on üldse ümarad küüned on moes ja seal ongi see, et ta hakkas mulle enda arvamust peale suruma nii-öelda, et ma teekski endale ümarad küüned, ma ütlesin, ma ei taha, saad aru, ma tahan kandilisi küüsi, nagu mis siin on. Ja siis järgmine probleem oli selles, et ma tahtsin prantslast. See ei ole üldse praegu moes, praegu on nagu mingid sellised ühe värviga siuksed küüned. Ilmselgelt, kas ta siis ei osanud teha või... See on lihtsam. Ja siis ma ütlesin, ei, ma tahaks nagu prantslast ikka ja ta pidi ikka jõhkralt vaeva nägema ja ma kujutan ette, et ta ei saanud vist öösel magada ka, sest ta tegi kandilised ja prantslase mulle. Aga jah, sain, mis tahtsin. Ja läksid tagasi või? Ei läinud. Muidugi mitte. Ma alati oma klienti ikka küsitakse, et mis siis moes on, siis ma alati ütlen, et moes on see, mis sulle endale meeldib. Täpselt. Et vahet ei ole pest, sina tunned ennast selle nagu mugavalt, et siis elad ju nendega, et vahet ei ole, kas nad siis 3-meetrised või imelühikesed, ma ei tea, lillad, roosad või kas või rohelised. Soovitusi saad alati anda, aga nagu peale sa ja jah, kahjuks ei saa kellegile midagi suruda, et selle meigi osas ka, kui ta tahtiski seda mustana, jumala eest, sa võid ju öelda, et see ei sobi, aga osad on nii põikpäised, et mida iganes sa ikkagist pead tegema seda siis, Jaa, aga avaldage teie ka arvamust, et mis te arvate tänastest lugudest, mida teie oleksite teinud võib-olla natuke teistmoodi. Kui teil on endal olnud mingid selliseid äpardusi, kas siis teenindaja või kliendina, siis võite ka need meile kirja panna, iluvarjus@gmail.com endiselt. Või Instagramis iluvarjus. Ja siis loomulikult meil on järgmine osa juba välja mõeldud, planeeritud. Meil on tulemas külla Kristel Sammalkivi, kes on siis Soomes hinnatud ripsmetehnikkoolitaja, võistluskohtunik, kelle nimi on hästi tuntud ka rahvusvahelises ilmumaailmas. Ta käib paljudel välismaistel konverentsidel rääkimas ja on siis kohtunik. Aastaste pikkune kogemus, lugematu arv võistlusi nii osaleja kui kohtunikuna ning kirg täiusliku ripsmetöö vastu on teinud temast ala tõelise tipptegija. Nüüd on ta siis vallutamas ka Eesti ripsmeturgu, tuues siia maailma tasemel tooted, teadmised ja tehnikad. Ja kui sul on nüüd tekkinud tema kohta või temale mingisuguseid küsimusi, siis kindlasti kirjutage meile. Näiteks iluvarjus Instagrami on kõige lihtsam või siis võite ka täitsa temale endale Kristel Stuudio Lashes oli tema Instagrami konto, et kindlasti kasutage juhust, sest sellist kogemuste pagasit, mis temal on, ma arvan, ei ole väga paljudel. Et küsimusi saate esitada siis kõige kohta. Jaa, elu, ripsmed, ilumaailm. Võistlused, tooted, mis iganes, et Kristel on üks meie suurimaid sponsoreid ka siin podcastis, nii et... Jaa, et kindlasti ma arvan, et tuleb väga-väga põnev osa. Ma juba ootan ka seda, sest mina teda isiklikult näinud ei ole. Me oleme Instagramis natuke suhelnud, aga kes seal taga peidus on, siis on põnev. Ma pean küll ütlema, et mul pikka aega selles mõttes, kui ma nagu ei teadnud teda, mul oli natukene niisugune tõrgas tunne, aga ta näeb siuke rangem välja. Jaa, aga ta ei ole üldse selles mõttes, et kui ikkagi nüüd ma tunnen teda natukene rohkem ja väga-väga tore, hea huumorisoonega, tõesti abivalmis, igati toetav, et kardinaalselt teine arvamus, et ootan huviga. Jah, saab äge olema see. Jah, aga pange kõik oma küsimused ja mõtted kirja ja nagu ikka jagame kingitusi ja meil neid on, nii et... Ja kirjasaajatega võtame ühendust, et teile pakid siis kuidagi kohale toimetada. Jah, aga ma arvan, et järgmise korrani. Jah. Tšau! Tšau!